Tere hommikust, tere päevast, tere õhtust. Mina olen Ain Vaida. Märt Pilk, minu nimi, tervist. Ja see on Suvariik. On küll kusjuures Suvariik. Jah. See on Suvariik, mis on podcast, kus me jälgime nädala jooksul uudiseid ja kui midagi põnevat juhtub, siis ka räägime neist, aga veel enne, kui me lähme uudiste juurde, siis on olnud tegus nädal ka muidu. Märt, kas sul ka on olnud tegus nädal muidu? Oi, mul on olnud väga tegus nädal. Ma olen saanud endale Covidi. See on väga tore. Mu kaasa sai kõigepealt Covidi ja siis mina sain, aga nüüd on okei. Tegin just enne sellest oma tulemist testi. Millal sa said ta? Ma sain ta eelmisel nädalal. Siis on fine. Ja kusjuures eelmisel reedel, kui meil oli karakterpaari sünnipäev, mis oli muide väga mega fun. Oli ja ma nägin eventi. Ja. Palju õnne, karakterpaar. Me viimasel ajal oleme teinud neid kuidagi nagu ad hoc selliseid evente väga, need nagu paar päeva ette, aga täitsa tore oli. Hästi palju inimesi oli, ma ise sain mussi mängida, see oli väga lõbus. Ja said Covidi. Ja sain Covidi ka, ja mis vist juhtub. Veel inimesi oli, kes said. Mu kaasa sai enne Covidi, ehk siis seal oli nagu selline aeg, kus mul oli, ma olen asümptomaatiline, siis ma ei ole asümptomaatiline, ei. Aga see oli täitsa timm oli, ütleme nii, et ei olnud kõige hullem. Janssen ikka, vana Janssen ja mis see teine mul on üldse? Mul oli see teine oli ka, see mida pandi juurde, aga ma ei mäletagi enam. Janssen oli ühe nimi või? Johnson? Nojah, Johnson & Johnson oli vist Tellia ja Janssen Pharmaceuticals oli see, kes selle tootis või? Muide, jaa. Head emakeelepäeva. Head emakeelepäeva ja head throwback ka, sest et 5 aastat Covidi eriolukorrast mees. Jah. Ühtlasi 5 aastat meie esimesest osast, mida saab Patreonist järgi kuulata. Selles mõttes küll, jah, me oleme peaaegu 2 aastat seda teinud, aga sul on õigus, üks oli 5 aastat ja siis me olime ka lockdownis 3 aastat ja siis tegime edasi. Just, jah, long Covid oli vahepeal. Minul oli nagu lahe oli, ma käisin laupäeval beebiga hängimas niimoodi, et ma läksin kohvikusse, aga seal oli mingi DJ ja brunch ja kõik inimesed olid nagu hästi lahedad. Aga siis mu beebi on ka nii lahe, et meil oli nagu koos lahe. See oli väga fun, mul oli väga tore temaga ja siis ta tegi kõigile nägusid ja see oli hästi armas. Ja siis ma nägin ühte inimest, kes ütles mulle, et ta homme kuulab seda podcasti, et ta täna ei jõua ja ta oli päev enne seda rentinud vist aurumasina või midagi. Ütles, et vaata, siuke nagu asi on aurumasina. Et ta on aurumasina. Tekstiilipesuri või? Ei, need on erinevad asjad. Tema oli rentinud aurumasina ja siis ma mõtlesin, aga mina nüüd rendin tekstiilipesuri. See on väga suur osa mu elust. Ma eile puhastasin ühe vaiba ja meie diivani ära koos abikaasaga. See oli lahe, sest ma ei ole varem kasutanud tekstiilipesurit. Sa saad lihtsalt siinsamas ümber nurga on üks kapp, kust sa saad selle võtta. Ja siis sa viid selle koju, pesed ära oma asjad, paned kappi tagasi. Amazing. Ja meil kunagi me rentisime ka, mu kaasa rentis, ta pidi selleks kuskile Nõmmele minema, see oli okei, Nõmmele oli mingi inimene, aga nüüd ei pea enam Nõmmele minema, vaid saab kapist. Sa ei pea isegi inimest nägema. Ma pidin inimesele helistama, sest ma ei saanud kappi lahti, aga ta ütles, et see on tavaline, keegi ei saa kappi lahti, ma avan sulle ukse ära põe. Aga ja siis ma sain aru, mis ma valesti tegin. See huvitav siuke olukord. Siin samas ümber nurga, kapitäis asju, aurumasin ja tekstiilipesur, aknapesu asi, ma mõtlen selle peale ka, või aknapesu asi, ma ei tea, mis selle nimi on, aga ma eeldan, et ta peseb akneid palju kiiremini kui lihtsalt lapiga lühkimine. Imeline. See on väga vinge. Kindlasti küsin sult update'e selle kohta privaatsetes kanalites. Lenda.ee Lenda. Aga neid on veel. Neid teenusepakkujaid on veel ja neid kappe on veel ja erinevaid pakkujaid on ja erinevates kohtades on. Ma olen Kristiine keskuses näinud ka ühte kappi ja neid on, mul on tunnud üle Tallinna. Peab guugeldama lihtsalt. No, ma olen Kristiine keskuse juures, see on väga mugav. Ja. Ma tahan ka tervitada seda inimest, kes meid homme kuulab ja kes rentis endale aurumasina. No, ta kuulas pühapäeval selles mõttes. Kuulas ära juba. Aga äkki ta kuulab seda osa ka, äkki talle meeldis. Et aurumasin, väga moodne tehnoloogia, et soovitan teid see kasutada võtta kaevandustes, väga kasulik, et siis sa ei pea enam käsitsi pumpama, saab vee välja aurumasina abil. Ja veel ma soovitan, et mul on siuke business plan, et tegelikult mul on tunne, et aurumasinat saaks kasutada ka transpordis. Nii et mul on tunne, et näiteks Liverpooli ja Manchesteri vahel saaks panna hea siukse nii-öelda raudtee aurumasina abil saaks panna. Ja ma kutsun seda ideed auruvedur, sest et see on aurumasina peal ja ta veab. Et selles mõttes, et siin on midagi, armas kuulaja. Ja, siin on midagi, jah. See oli rohkem nagu riiete aurutamiseks, aga
ma mõistan, aga see oli aurumasin. See oli see pitt, ma saan aru. See ei olnud pitt isegi, see oli lihtsalt asi, mida ma pidin ütlema. See oli mul sugeval sees. Nenting, jah. See on sõna. See on ilusat emakeelepäeva meile. Jaa, ma jäin just hiljaks täna tegelikult podcasti, seepärast ma pidin e-ütlust tegema. Mina ei teinud e-ütlust, kuidas sul läks? Ma ei tea veel, kell 2 päevad tulemused. Ma tegin ühe pea, sest et ma arvan, et ma eksisin ühe sõna kirjutamisega. Mis see sõna oli? Ma ei tea, kas on, kuidas pensionitest, kas võib kirjutada T-ga või sest ta hääldas väga selgelt pensionidest. Ma arvan, et mõlemad on lubatud. Sest ma kirjutan ministeeriumitest ja pensionitest tugevat T-ga enamasti. Ma aina tunnistan üles sulle ja kõikidele meie kuulajatele piinliku asja. Ma ei kuule sulghäälikute vahesid ja ma olen kõik need sõnad endale pähe õppinud. Ja ma tegelikult mõistan sind, sest väga paljudel Eesti inimestel on see probleem. Ma võin sulle rääkida seda, et miks mina tunnen neid või miks ma kuulen neid ja räägi. See on sellepärast, et ma õppisin, mu esimene võõrkeel oli saksa keel. Ja saksa keeles on see KPT. KPT on hästi oluline, nagu rõhutad ka neid ja nii. Ja selle tõttu ma nagu treenisin endale üle selle väga noore seas, on ju, esimesest kuni mingi 3. klassini. Ja selle tõttu nagu sa kuuled paremini. Kuulen neid ja tajun paremini. Ja tegelikult panen pigem üle. Ehk siis ma hääldan kohati eesti keelele mitte just mitte. Jah. Nii et pensionidest ma kirjutan, tead vahel nõrga B-ga pension ka, ei kirjuta, sest ma õppisin ära. Balsam, Balsam kirjutan alati valesti. Aga see on ka loogiline, sest ta on inglise keeles ta tundub inglise keele sõna kuidagi. Minu arust need on vist mõlemad ja äkki neil on natuke erinev tähendus ka, aga võib-olla ei ole ka. Balsam ja balsam. Tead, ei huvita ka. Ei huvita väga, jah? Küll ma parandan ära, kui probleem on. Aga räägime siis tähtsatest asjadest ka. Ma saan aru, et vaata, me olime eelmine osa, me olime meeletus segaduses, et mis siis nagu valitsusest saab ja ega nad ise ka ei teadnud kuni nädalavahetuse lõpuni ja siis nad otsustasid, et tegelikult on aeg keegi üle parda visata. On küll, jah. Et valitsus lagunes, aga enne ma tahaks rääkida nagu natuke olulistest uudistest tegelikult Eestis. Okay. Et Õhtuleht 12. märts 2025 kirjutab. Tulnukad pritsivad sõnnikuga. Valgamaa politseinikud reageerisid ebatavalisele väljakutsele. Politseinikud ka reageerisid, on see, mis toimub Valgas. Vaata, ma vahepeal mõtlesin, et tooks mingeid kohalikumaid uudiseid siis ka just. Ja mul on hea meel, et sa tulid kohaliku uudisega Valgast. Ja lugu on siis selline, et Valgamaa piirkonna politseinikud said teisipäeval ärevaks tegeva teate tulnukatest, kes asuvad teataja kinnistul oleva puu otsas. Tulnukatele ei olevat võimalik lähedale minna, sest lähenedes pidid tulnukad pritsima lehma sõnnikuga ja hädaabisse helistades päikesega pimestama. Ahah. Ja politseinikud vaatasid kinnistu üle, aga ühtegi lehmasõnnikud pritsivad tulnukad politseinikud seal ei kohanud. Ja lihtsalt enne seda, kui me hakkame siin tullult nälja tegema, siis ma nendin, et politsei kommentaar on väga, väga õige, mis nad ütlevad, et politsei peabki tegelema ka inimestele abi andmisega, abi vajavate inimestega ja et nad märkavad, kuulavad ära ja edast, annavad abi, kui ma. Sa pead reaalselt veenduma selles nagu inimese vaimses tervises, mis on nagu ilmselgelt tegu on põhjendatud kohale minemisega. Just, ja siin ka politseinikud ilmselgelt pakkusidki abi, mida oli vaja, aga ma tahan ikkagi rääkida tulnukatest. Ehk siis ma tahan rääkida sellest, et ma just hiljuti mõtlesin selle peale, et vaata, mäletad seda, kui Kohtla-Järvel nähti Jeesust? Ei. Vaata, Kohtla-Järvel nähti Jeesust, see oli mingi 10 aastat tagasi. Ei tea sellest, jah. Okei. See oli uudis, Kohtla-Järvel nähti Jeesust ja siis ma kohe... Sa kohe räägid mulle sellest, kohe räägin sulle selle... Kohtla-Järvel nähti Jeesust. See oli juba ammu aega tagasi, see oli siuke second coming. Kroonika kirjutas sellest aastal 2004, tegelikult see oli ikka päris ammu. See oli 21 aastat tagasi, Märt Selkin. See oli väga hiljuti. Sa arvasid, et see oli 10 aastat tagasi? Jaa, aga see oli, sest me ise oleme vanem. Aga seal oli selline olukord 2004 aastal, et 62-aastane Kohtla-Järve naine vannub, et nägi möödunud reede hommikul Jeesust. Vot tuli siit ja jalutas sinna. Gitarr oli kaenlas ja jalad paljad nagu pardil, ei kartnud külma ega midagi. Uitas teine ringi õnnis nagu peas ning katsus poe ust. Seda kirjutas Nelli Teataja muidugi. Mis kunagi oli.
ja siis ta sõbranna selle Ludmilla sõbranna ütles toona, et ta ei usu seda Jeesuse juttu, ütles, et Jeesus suri väga kaua aega tagasi. Ainuke võimalus on see, et keegi on ta ära klooninud. No variant on ka see, et lihtsalt mingi paljajalu muusik jalutas poodi. Esimese õlle järgi. Jah, see on ka võimalik. See on tõesti variant. Ja kohalik Igor leitis, et see Kohtla-Järve Jeesust oleks lihtsalt risti lüüa ja siis, kui ta surnust üles tõuseb, siis on järelikult tegu Jeesuse klooniga. Mõtlev mees, see Igor. Jaa, ma ütleks ka teaduslik meetod, absoluutselt. Selgitad välja, jah. Eks siis Valgamaal olge siis, hoidke silmad lahti, äkki näete sõnnikut pritsivaid tulnukaid. Aga eks ongi põllumaa ettevalmistamise aeg. Kas sina oled juba oma esimesed seemnekesed mulda pannud, et suvel saaks linnaaiandusega tegeleda? Ma kusjuures ei ole veel ja ma see aasta olen mõelnud nüüd selle peale tugevalt. Olen pidanud kaasaga ka vestluse, kus me oleme arutanud ja kus me oleme mõlemad näitanud, et aga Ann tegeleb linna põllumajandusega, et võib-olla peaks siis Annit küsima protippe. Tead, Sest sa oled minu issand Jeesus. Jeesus, sind on! Sa oled minu sõpradest see mu hipster sõber, ma pean tunnistama tegelikult, kes teab neid asju, kuidas kui mul on vaja teha banaanabreedi teeb kaasaga, oskab hästi teha. Juuretist saan sinu perelt, kui on vaja. Ammu surnud. No, aga te teate, kus saab. Teil on kontakte. Võib-olla on second coming tulemas. Mul on üks sõbrants, kellel on, aga ma pean leidma mingi commercial juuretise, mida lihtsalt osta, sest mina ei suuda seda elus. Tegelikult ma hoian teda elus päris hästi. Mul on mingid oma nipid ja igal juhul ma ostsin Lidlist. Wow. Väikesed karbid, mis mina lootsin nagu paremat kraami, aga nad on nagu karp, kus on sees väike kilekotike mulda, kuhu sa paned väiksest kotist seemned sisse, mis nad ise annavad sulle, mis on räige skämm. Ma sain täiega üle. See ei olnud see, mis ma ootsin. Aga mul on nüüd rukkola ja paprika, tähendab rukkola ja kajennipipar hakkavad võib-olla tulema sealt. Aga see muld nägi kohutav välja ja ma pean minema päris poodi, päris asju ostma, sest see Lidli värk ei kõlba ja ma olen juba hiljaks jäänud. Või tegelikult on nagu aprilli keskel sa oled hiljaks jäänud. Veel jõuab, kui te veel ei ole tegelenud linnaaiandusega või maaaiandusega. Teisiti sõnastatud ka lihtsalt aiandusega. Siis praegu on parim aeg. Teha plaan, hakata peale. Just. Ja Valgamaal saab tasuta sõnnikut potentsiaalselt. Ja ikkagi jah, ma loodan, et tegu ei ole nüüd selle olukorraga, et tegu on järjekordse Jeesuse klooniga, kes on nüüd nagu, kes ei suuda ennast kuuldavaks teha või meie ei suuda teda kuulata. Et elame empaatia vajabal ajastul siiski. Ja rääkides siis empaatiast, ma ei tea, kuidas ma ei oska seda, ma ei viitsi seda üleminekut teha, aga räägime siis valitsusest ka, et olukord oli vahepeal ülipingeline, eelmise nädala osa lõpetasime sellega, et meil on tunne, et valitsus kukub, aga me veel ei ole täiesti kindlad, aga tegelikult tundub, et on, aga keegi ei saa hästi aru, sest see tüli tekkis ei tea kust täiesti suvaliselt. Otsiti mingit ajendit, mis ei olnud isegi Franz Ferdinand lükati aknast välja, see oli lihtsalt mingi suvaline jaur. See oli Piret Hartmani pihta oli see jaur, et ta hakkas mingit reguleerimist tegema, siis selgus, et võib-olla vist ei tee ka, ja siis lõpuks esmaspäevaks öeldi sotsid välja ja siis sotsid ütlesid okei. Ja läksid välja. Ja nüüd on siis valitsuses Reformierakond ja Eesti 200, kes on siis napi enamusega Riigikogus, neil on 52 häält. Selleks, et Riigikogus sul oleks enamus, sul on tarvis 51 häält. Ent komisjonides ülekaalu omamiseks minu teada sul on tarvis 53 inimest kokku, et kõik komisjonid oleks nii-öelda koalitsioonikomisjonid. Ja. Ehk siis kuskil akna all istub keegi, kellel tuleb ka teine tulemine nagu Jeesusel, kus ta leiab oma päris partei, mis annab talle mõne komisjoni juhi koha või miskit muud sarnast tema lojaalsuse eest tulevastel hääletustel. Ja, enne ees ma juba on öelnud tegelikult seda, et ta on varem ka nagu, et ta väga hindab, et ta ühtegi parteisse ei astu, aga et ta väga hindab seda, et ta on saanud nii-öelda oma südametunnistuse järgi hääletada ja aega-et minna mingi opo eelnõudega, aega-et mingite koalitsiooni eelnõudega ja nii edasi. Ma arvan, et enne ees ma võiks olla see inimene, kelle poole nad muu hulgas vaatavad, aga mitte siis parteiga liitumise, vaid siuke nagu
diljonksid ja värgid-särgid. Ja, vaba mees. Jaa. Aga teisi aknaaluseid on muidugi veel. Ja ei, loomulikult on. Ja see on nagu huvitav olukord lihtsalt, sest minu arust üks naljakamaid asju, mis tuli sellest kiirest äkilisest lahkuminekust oli see, kuidas pärast seda, kui sotsidele öeldi, et teid siis enam ei oodata, aga tööpäev lõpeb homme, siis sotside ministrid tegid 2 väga-väga naljakat asja. Piret Hartman eraldas 15 miljonit eurot Haapsalu raudtee ehituse jätkamiseks, mis on väga naljakas, sest sa tead ju, et seda raha tegelikult ei ole, aga saad pealkirja panna. Meedia räägib sellest, et Haapsalu raudtee sai 15 miljonit, siis Jürgen Ligi peab ütlema, et nii ei tohi teha, siis sa pead tegelema sellega, et see otsust tagasi kutsuda, see võtab 6 aega kellegi töötunde. Geniaalne. Svet tegi ka mingi sarnase asja, ma ei mäleta, mis tema täpselt tegi. Väga naljakas. Nii on, jah. Aga räägime korra sellest valitsuse langemisest. Räägime kõigepealt ühest asjast, mida linna peal räägitakse. Ehk siis see, et me võime mõelda, kes oli selle plaani taga, kes oli selle arhitekt. Ma ei tea, mis linna peal räägitakse. No linna peal räägitakse, sahistatakse, on sellised jutud, et seal on väga irooniline asi on. Ehk siis selle plaani tegelikult arhitekt, kus sotsid visatakse valitsusest välja. Lauri Läänemets. Ehk siis 21. jaanuaril läks tegelikult Lauri Läänemets Kristen Michali juurde. Ja see oli siis, kui Trump oli võimule saanud ja oli jätkuvalt teada, et Eesti majandusega on pekkis ja nii edasi. Ja siis Läänemets kuuldavasti käis välja põhimõtteliselt sellise ettepaneku, et nagu valitsus võiks tõmmata tagasi natuke. Et esiteks nagu maksudega tagasi. Natuke karman. Ja, et tema plaan oli siis see, et vaata, et tulumaks peaks tõusma muidu natuke ja algama siis nii-öelda 1. eurost see uus tulumaksumäär. Ja nemad pakkusid välja siis, et võiks vähendada seda toiduainete käibemaksu. Aga et kuidagi võiks nagu maksudest tagasi tõmmata niimoodi, et nagu inimestele läheks rohkem raha kätte. Muide, et Reformi Eesti 200 on ise öelnud, et nad muudavad seda lihtsalt niimoodi, et seda tulumaksu ei võeta 1. eurost. Ja siis linna peal räägitakse, et see eelarve kulu on põhimõtteliselt suht sama. Ehk siis ta tegelikult tegi nagu ühe ettepaneku leevenduseks ja siis Ref ja Eesti 200 leidsid mingi teise ettepaneku, mis on sarnane. Just. Aga okei. Ja nad sotsid ütlesid ka, et riigikaitsemaks tuleks üle vaadata, see ettevõtetele maksu tegemine ja nii. Ja et edasi tuleks liikuda tööstuse toetamisega, energeetika toetusega. Ja need tegid sinna mingeid oma ettepanekuid ka, aga põhimõtteliselt ütles, et lähme sellega edasi. Nii. Aga ütles ka, et viskame Eesti 200 välja selleks või? No ebaselge, aga seal on see fenomenaalne osa, et kuuldavasti siis Lauri Läänemets pakkus siis 21. jaanuaril juba välja, et nad võiksid lihtsalt uuesti avada koalitsioonikõnelused. Ja seda selle mõttega, et mitte tingimata midagi muuta, vaid et selleks, et koalitsiooni kõnelused saaksid vaata meedia jäägitu tähelepanu paariks nädalaks. Et siis see on aeg, kus põhimõtteliselt opositsioon mitte kedagi ei huvita, vaid kõik huvitab, et mida nüüd uus valitsus teeb, mis nüüd koalitsiooni kõnelustel toimub ja nii edasi. Ja et taktikaliselt saaks ka näiteks ministreid välja vahetada ja siis räägitakse jälle sellest, et kes saab ministri portfelli ja nii edasi ja väkki. Ja see kõik on väga huvitav. See kõik on väga huvitav, sest minule meenub ja nüüd ma tunnen ennast ise isiklikult natuke halvasti. Kuuldes seda, et Lauri siis 3 kuud tagasi käis sellise ettepaneku välja. Mulle meenus üks asi, mida mina käisin Laurile välja aasta ja 3 kuud tagasi. Ma arvan, et 6. jaanuaril ühel peol ma ütlesin Lauri, et vaata, see on tore, et koalitsioonis on Reformierakond ja Eesti 200, aga vaata, kui te Eesti 200 välja viskate, siis kui Ref kaotab maksuküüru ära, siis järgmine etapp on, et tee on vaba astmeliseks tulumaksuks. Nii et mul on tunne, et tegelikult kukkus valitsus. Sinu pärast? Minu pärast. Sest nagu praegu ma panen oma Cayenne'i pipraseemne potti ja võib-olla oktoobris sealt tuleb üks mõnus terav kaste, siis täpselt samamoodi aasta ja 3 kuud tagasi ütlesin mina Lännile, et kuule, vaata siin tõmba see, kui te juba tegelete maksuküüruga, siis pärast seda me oleme uuesti ühetaolises maksus, siis sealt on jumala hea treppi ehitada. Ma ei mäleta, kas ta arvas, et see on hea mõte või ei, aga ma inceptisin.
Jaa, sa oled Reformierakonna sleeper-agent ikkagi. Ma arvan, et see on kuidagi selle Keilaga seatud. Ma arvan, et sul on Keilas noorena lapsena, siit pandi otsa Keila lennuki äärde. Sulle lasti mingid helisignaali aiu ja siis programmeeriti sind täpselt neid asju ütlema selleks, et valitsus laguneks. Ma usun, et see on tõene. Tegelikult ma läksin parempoolset poliitikat tegema. Jaa, vaata, kuidas sa vahepeal oled rahvuskonservatiiv ja siis nii edasi. See on lihtsalt su see ajuprogrammeering, mis üritab võidelda sellega, aga sa oled tegelikult Reformierakonna naine. Ja samas ma olen täiesti kindel, et mina olin ainus inimene Eestis, kelle siuke mõte pähe tulnud on üldse, jah. Ainus, see ei ole üldse loogiline. Kes poliitikat vaatab, ei tule mõtte peale, et kuule, viska see välja. Jah, et see oli selles mõttes täiesti šokk, et tegelikult, et Reformierakond saaks üleüldse vahetada valitsuspartnerid, nad ei ole mitte kunagi varem teinud seda. Ja, ei, mitte keegi pole tulnud selle peale. Ma tegelikult suht nagu radikaliseerisin Eesti poliitilist kultuuri selle. Just nii. Ja ma just eile täitsin Nordstati küsitlust, kus mul küsiti, et mida ma arvan sellest valitsuse vahetusest, kes ma arvan, et on süüdi ja millist koalitsiooni ma näha tahaks. See oli ülipull, sest seal olid koalitsiooni variandid, kõik matemaatilised võimalikud variandid, mis on siis mingi 8 varianti Reformierakonda ja siis üks variant, kus ainult ref ei ole, vaata. See on, vaatad seda ja saad aru, et see on see reaalsus 4 aastat. Ja küsiti ka, kas sa tahaksid erakorralisi valimisi ja kas sa arvad, et see on nagu põhjendatud? Isamaa küsitlus täitsi tegelikult. Ja just, et see tähendab seda, et me kohe näeme, kuidas nad seda kasutama hakkavad peatselt, et kas nad toovad statistikat välja või nad hoiavad selle enda teada, aga nad teavad, et 70% inimesi tahab umbes või mis iganes see on ju. Ja siis seal oligi see, et mis nüüd tuleb siis järelikult poliitilises kommunikatsioonis oli küsimus, et Lätis on kusjuures siuke seadus, et kui 10% inimesi nõuab erakorralisi valimisi, siis kas see tuleb välja kuulutada või parlament peab arutama, ma ei mäleta kumba pidi see oli, aga see oli küsimuse vorm, et kas sa toetad sellist süsteemi. Ehk siis see on nagu trumm, mida kas hakatakse taguma või kui inimesed ei toeta, siis ei hakata, aga ma eeldan, et pigem hakatakse. No kolmapäeval Riigikogu infotunnis Reinsalu väga tugevalt rääkis sellest, et ikkagi erakorralised valimised ja võiks ja et kas ikka peaminister on nõus või ta põhimõtteliselt välistab selle. See on muidu nagu, ilmselt ei ole erakorralisi valimisi, aga meil on päris keeruline protsess selle jaoks, et erakorralisi valimisi ei saa Eestis teha niimoodi, et lihtsalt nagu peaminister tahab. Selleks peab äkki peaministrit umbusaldama ja siis 3 korda failima peaministri kandidaadi või siis on näiteks valitsuse poolt rahvahääletusele pandud seadus, mis ei lähe läbi. Teoreetiliselt see oleks trikk, mida saaks teha, on ju ala, et sa ütled, kaotame kõik pensionid, kes on poolt, keegi ei ole poolt ja siis et eelnõu, mis on nagu mõeldud läbi kokku, siuke asi ei ole realistlik. Mingi variant on veel. Miks valitsus peaks seda tegema? Aga kas see mingi, ja siis ongi nagu see, et kui see on protseduuriliselt nii raske, et siis see on nagu lahe trumm, mida taguda, sest see ei lõppe kunagi ära. Et sa jäädki seda ju tegema, aga see on huvitav, et ma nagu näen tulevikku tänu sellele, et ma teen Nordstati küsitlusi vahel, siis ma vaatan, mis narratiive ja mis lugusid rääkima hakatakse varsti, seda on ülipull näha. Ja siis üks asi, mis ma nägin paar kuud tagasi, küsiti, kas sa oleksid nõus nende kandidaatide poolt KOV valimistel valima ja seal oli potentsiaalseid erinevate erakondade nimesid. Et nad ilmselt olid kõigilt küsinud, kelle kohta te tahate, on ju. Ja siis mina nägin ka ilmselt Põhja-Tallinna nimesid, sest KOV valimised. Ja siis üks huvitav oli, et Sass Henno oli üks potentsiaalne, ma kardan, et ta enam ei ole. Ja ma kardan, et ta võis olla Eesti 200 oma, aga miks mitte? Või Refi. Siis ma mõtlesin, et see oleks ülinaljakas, kui Eesti 200 on järjest Johanna-Maria Lehtme ja siis on Sass Henno. Aga vaata, see on puhtalt teoreetiline, sest ma ei tea, seal ei olnud juures ju erakonda, kus nad kandideerima hakkavad, see oli sellised uusi nimesid värki, et see on ka huvitav, näen tulevikku jälle. No see on väga põnev, jah. 1000 inimest iga küsitlusega näevad. Ja, mina ei saa enam Nordstati omi üldse. Sa saad veebis liituda ise? Jaa, aga ma olen liitunud ka, aga ma ei saa neid enam. Äkki see on sellepärast, et ma ei täitnud neid vahepeal. Sa oled bänd. Jaa. Laisk. Igal juhul, ehk siis valitsuse lagunemise arhitekt olen mina, kes ma olen tegelikult Reformierakonna sleeper agent. Ja otsesemalt võib-olla on konkreetne plaan Lauri Läänemets hallkardinal, Reformierakonna hallkardinal Lauri Läänemets. Nii võib ka, jah. See on ka päris hea, jah. Aga räägime veel. Eesti Ekspressis on sahinates ilmunud
mõningaid mõtteid selle kohta. Et näiteks üks asju, millest räägivad kõige rohkem sotsid, on see, et nagu isegi Reformierakondlaste endi ridades tõdetakse, et peaminister Michalile annab palju nõu nüüdne riigisekretär Keit Kasemets ja et temast on kujunenud peaministri lähim nõuandja. Ja näiteks vabandust, ja näiteks, et üks kõrge sots võrdab Kasemetsa lausa Boris Johnsoni kuulsa nõuniku Dominic Cummingsiga, kes oli justkui Briti teine peaminister. Tead sa, aga nüüd on küll huvitav vaata, sest Kristina Kallas ütles, et jah, et võiks nagu Elon Muskida, aga ma ei taha seda nii öelda, aga tehniliselt jah, see on see, mida teha võiks. Ja kuskil oli välja toodud, et sellega võiks tegeleda Riigikantselei sulgudes Toim Keit Kasemetsa juhitud sulud kinni. See oli vist Delfis oli niimoodi. Ma ei mäleta täpselt, aga nad on nüüd, kuna nad sõimati internetis täis selle poolt, sellepärast mul on tunne, või lihtsalt niisama, nad on nüüd seda nagu pehmendanud natuke. Nüüd Kristen Michal räägib sellest, et võiks teha ettevõtjate juhitud sükse konsiiliumi, kes hakkab vaatama. Aga see ei ole üldse vastuolus omavahel. Või see on täpselt ju see sama asi või ei või? Et sa paned ettevõtjad Keit Kasemets alla, jah? Lahe, tore riik. Ja, sest et Elon Muski nagu üks kriitikeid Elon Muski kohta on ka ju see, et see kärped on üks pool, aga teine asi on see, et ta saab ligipääsu kõikidele andmetele. Kõikidele. Nagu üleüldse kõikidele. Ja ei ole väga selge, mida ta nende andmetega teeb. Ja selle puhul on see nästi olukord, et ta saab need kätte ja isegi siis, kui sul on mingi ülemkohtu otsus või mis iganes tuleb, mis ütleb, et ei, tegelikult ei oleks tohtinud, siis vahet ei ole, need andmed on olemas ikka. Isegi kui talle öeldakse nüüd kustuta kõik ära, siis need on nagu 5 korda back-upitud kuskil, jah. Ja ettevõtjatega on tehtud sellist koostöövormi varemgi, millest ei ole mitte midagi välja tulnud. Sest selleks hetkeks, kui peab päriselt otsuse tegema, siis poliitik ikkagi vaatab oma populaarsusele otsa ja küsib, et kas see on see, mida tegema peab. Aga jah, et see on kuidagi see minu meelest on nagu suur probleem, et anda nagu Riigikantseleile ja riigisekretärile roll riigi aktiivses kujundamises. Poliitiku ülesanne ongi võtta poliitilist vastutust, sellepärast sa kandideerid, sa nõuad inimestelt mandaati. Nad ütlevad, jah, ma usaldan sind tegema poliitilist otsust. Ja kärped, poliitiline otsus. See, kuidas me oma majandust, kuidas riigi maksud on üles ehitatud, poliitiline otsus, kuhu see maksuraha läheb, poliitiline otsus. Ja kui sa ei saa sellega hakkama, siis miks sa kandideerid? Et kui me ehitame mingi veidrat tehnokraatliku süsteemi, kus nüüd tulevad ettevõtjad teisest küljest, miks ettevõtjad, miks mitte kodanikuühiskond, miks mitte kolmas sektor, kes see otsustas, et ettevõtja ja majandus on see peamine, mida me peame nagu oluliseks pidama ja ettevõtjad teevad nüüd otsuse keskkonnakaitse osas või? No ei tee ju. Ja Keskkonnaameti vähendamisest on nad juba rääkinud uus valitsus. Ja see ongi just see, et see on läbinähtav, et me tegeleme nüüd sellega, et ettevõtjatel oleks mõnusam, regulatsioonide vabam elu Eestis. Jumal tänatud, et me oleme Euroopa Liidus, sest aeg-ajalt ma ikkagi arutan kodus, et see on nagu väga hea, et mänguasi, mis ma poest ostan, on kontrollitud. See on väga hea, et toit, mis ma poest ostan, läbib mingid kontrollid. Ja nüüd me hakkamegi tegelema siis sellega, et seda vähem oleks või? See mulje jääb. Jah, siuke dereguleerimise vibe on ja kui need nagu praegu räägib valitsus sellest, et ministeerium või Kristina Kallas oli minu arust see, kes ütles, et ministeeriumid on juba suhteliselt õhukesed, aga et me peaksimegi vaatama riigi ameteid. Aga vaata siis! Ja see on tõsi, kindlasti eriti sihtasutustes on seda bloati, aga samal ajal hästi ohtlik koht on see, kui sa lähed konkreetselt regulatiivsete ametite juurde. Aga minu meelest nagu, aga vaadake siis ministeeriumi sees ja keegi peab väljast tulema, me pole enam objektiivsed. Ja, aga võta kokku ennast siis. Nagu, tee siis ministeeriumi alla see nõuandev keha, on ju. Mõnest on lihtsalt veider viia vastutus kuskile mujale inimese kätte, kes ei ole seda vastutust palunud, kas valimistel või saanud valitud inimestelt mandaati seda tööd teha, on ju. Selles mõttes, et minister ei ole valitud, on ju, aga ta on saanud selle mandaadi Riigikogu käest. Ja sellepärast meil eksisteeribki esindusdemokraatia. Ja ma olen pahane. Ja tegelikult sa rääkisid mingist uudisest, milleni me ei jõudnud, sest sain pahaseks. Ma rääkisingi sellest lihtsalt, et sotsid tunnevad, et Keit Kasemets on väga oluline jõud selle valitsuse lagunemises. Lauri Läänemets on ka seda öelnud intervjuudes
ja noh, ütleme, et linna peal jällegi räägitakse, et tõesti on nii, et noh, Michal ja Kasemets vahetavad omavahel palju infot ja Kasemets annab Michalile palju nõu. Aga see on vaata teine pool on sellest ka see, et ülilihtne rünnata kedagi, kes ei ole poliitika, on ju, et kui sa ei taha Kristen Michali kohta halvasti öelda, sa ütled Keit Kasemetsa kohta, sest on ametnik, mida tal vastu öelda on ju. Et see on ka nagu siuke mõnus nagu kommunikatiivne nüanss selle juures. Ja tõde on kindlasti kuskil selles mõttes vahepeal, aga samal ajal selge on see, et nagu Michal ja Kasemets olid ka Kliimaministeeriumis koos, nüüd nad on Riigikantseleis ja see on väga huvitav roll ja me ei ole sellist asja nagu varem näinud väga, kus sul on, ütleme, selline nii-öelda avaliku teenistuse pool nii-öelda on nii politiseeritud tugev... või kuidagi, et see ei ole politiseeritud. Ütleme nii, et no, ma ei taha nii kaugele minna, aga ütleme mõelda, et nad saavad nii hästi omavahel läbi, et neil on nii hea töine suhe, ütleme siis nii või. Et see ei pruugi olla tingimata halb, aga noh, mulle tundub see nagu veits ohtlik, vaata. Ja mul on sama probleem. Ja teisest küljest ongi nagu just see, et struktuuri küsimus minu jaoks, sest kui nendel see koostöö sujub nii hästi, siis mis takistab järgmistel sama asja tegemast, ja need järgmised on Isamaa ja EKRE ja võib-olla Keskerakond. Kui on, nagu ma ei ütle, et on selles mõttes valimised 4 aasta pärast, 3 aasta pärast, et praegused reitingud ei tähenda mitte midagi, on ju, parempoolsed tulevad võimule, peaminister Lavly Perling võtab kuskilt mingi ultralibertaari, kes hakkab, on ju, samamoodi saagima, on ju, ütleb, et tead, Riigikantselei otsustab, me, on ju, teeme siin kolleegiumi, on ju. Ja, et see on see, mida ma kardan. Sul oli Blue Skies oli üks naljakas postitus, kus sa ütlesid, et ma ei tea, milline. Ja sul oli väga palju neid postitusi, aga pikk rant oli. Sul oli üks näljakas asi, kus sa ütlesid, et see nagu kriteerium on see, et sa mõtled, et kui seda teeks EKRE, siis kas see oleks vihane? See ma hästi palju, just siis, kui on võimul, on ju parteid, mis mulle meeldivad või ideed või noh, et kui ma olen nagu pigem poolt, siis jah, ma mingeid asju, ma tunnengi ära selle hetke endas ka, kus ma mingeid nüansse ma tajun, et ma tegelikult peaks olema paha semm, aga ma ei viitsi, on ju. Ja siis, kui ma tahan nagu päriselt teada, mida ma päriselt arvan, siis ma kujutan ette, et seda sama ütleb Martin Helme. Või keegi teine samas kaalukategoorias, on ju. Et tegelikult veits selle sotside lahkumisega on nagu natuke on EKRE Energia või noh, Urmas Jaagant oma poliitikaradaris Ekspressis tegi väga hea pointi selle kohta, et no natuke liiga paljuks läks sellega, kui vist oli Piret Hartman see, kes ütles, et nüüd on Põhja-Koreast, et räägitakse, et nad on umbes nagu Lõuna-Korea, aga tegelikult Michalil on rohkem nagu Põhja-Korea vibe. See on natuke nagu see natuke liiga palju. See on natuke see way too much ja see on see väitluse reegel, et ära ütle Hitler. Et see on noh, et mis asja me teeme. Nagu ma tahaksin ka veits seda, et nagu tähendab tõesti, et me ilmselgelt hakkame ellu viima nüüd ühe erakonna poliitikaid. Need on väga radikaalsed, nad tahavad ametnike koondada, dereguleerida ja neil on väga palju mõtteid ja väga palju asju, mis tekitavad küsimusi. Aga kahjuks ma ei saa teha nalja, kus ma ütleksin, ohoho, Benito Michalini või midagi siukest. Sellepärast, et näiteks kindlasti ei saaks Reformierakonda nimetada klassikalises mõttes fašistlikuks erakonnaks, kui ma väga tahaks. Sellepärast, et fašism on sotsialistlik nagu. Isegi ütleme siuke Trumpi tüüpi asi. See on selles mõttes sotsialistlik, et ta nagu räägib vähemalt sellest, et ta teeb inimeste elu paremaks. Reformierakonnal ei ole, ta on ettevõtjad. Ja need fašistlikuks ei saa seda kuidagi pidada. Aga selle tagasi tulles nagu põhiteesi juurde on ka nagu see, et jah, 2 parempoolt. Esiteks, üks ring, kuhu ma tahan jõuda, on see, et tegelikult Eesti 200 minu meelest on nendel valimistelgi ei olnud otse välja öelnud, et me oleme ettevõtjate erakond. Vaikselt juba hakkas kooruma, aga no päris mitte, on ju. Et esiteks on, ma arvan, paljudele valijatele, kes neid valisid võib-olla solvav ja seda näitab ka nende praegune 2% reiting, võib-olla 4, mine sa tea, alla künnise. Et nad on nagu, ja see on ka Isamaa kindlasti üks jutupunkte varsti, et ma olen kuradi Isamaa kommunikatsioonitiimis varsti. Et see saadud mandaat ei ole see, mida nad praegu ellu viivad. Aga et 2 parempoolset erakonda ja nüüd me lõpuks teame, et Eesti 200 on parempoolne erakond. 2 parempoolset erakonda teevad parempoolset poliitikat. Jah, tehku.
tehku oma nimega, tehku oma vastutusega, mitte mingi ambivalentne nüüd Riigikantselei hakkab tegema. Et kui sa teed oma näoga päriselt, sa oled parempoolne, hakka siis lahti laskma inimesi. Hakka peale sellega, see on sinu majanduslik põhimõte, siis tee seda. Et siis pigem nagu las Lauli Perning tuleb ja lammutab, kui see nagu, mul on nagu see point hästi oluline. Parempoolne, ise valisime. Ise andsime 37 kohta. Absoluutselt. Ja aastaid oleme valinud. Noh, see on üks asi, et kindlasti parempoolne poliitika on nagu hea, aga natuke on võib-olla, mingeid küsitavusi on ka näiteks nagu, ma lihtsalt vaata kohe sellel nädalal tuli ka näiteks selline uudis, et Välisministeerium seda juhib Tsahkna teeb uue katse Saudi Araabiaga koostööleppe. Ei no muidugi, loomulikult, aga et lihtsalt mingid asjad tekitavad kohati nagu vaata küsimuse, et nagu et mis nagu need plaanid veel on või millest me ei räägi, on ju. Ja ei, no muidugi, loomulikult, ega peabki inimesel, kes ei poolda parempoolset poliitikat, peabki neid küsimusi olema, aga kui sa oled nagu parempoolse poliitika fänn, siis praegu on sinu aeg rõõmsalt hõisata, öelda, yes, lõpuks ometi on ju. Et see on nagu, lõpuks ometi suvelt tõstame veel käibemaksu. Ja seda ütles ka Kristen Michal, et see käibemaks, julgeolekumaksu, see osa, mis on käibemaksu tõstmine, see jääb. Ettevõtjad kasumit ei maksusta edasi, käibemaks tõuseb, on ju. Mis on nagu olemuselt kõige regressiivsem maks, käibemaks. Mind iseenesest huvitab see, et nagu ma olen ka igasuguste nagu ettevõtjatega suhend nagu mingid tuttavad või nii väki. Ma olen tähele pannud viimased, ütleme, 2 aastat kindlasti seda, et nad on Reformierakonna peale oleks nagu pahased. Peamiselt just sellepärast, et tuntakse, et nagu nad nagu kotivad võib-olla ettevõtjad kõige rohkem ja nad on nagu, neil on see teatav valskus sees, on ju. Just see sama, et nad nagu räägivad, et nad on ettevõtjasõbralikud, aga ettevõtjad tunnevad tihti, et seda tuge nagu ei ole, on ju. Reformierakonna poolt. Mind iseenesest huvitab, et kas see nagu kannab vilja ka, kas nad suudavad neid inimesed ümber veenda või mitte. Ja see on nagu põnev, aga eks see on reitingus võib-olla näha. Samas on ju teisest küljest, kas ettevõtjaid on nii palju, samas Eestis on mingi 150 000 ettevõtet, võib-olla on 115 000, ma ei mäleta täpselt, mis see number on. Et see on ikkagi märgiline number kogu elanikkonda arvestades on ju. Et nagu neid vähe nagu ei ole. Aga nagu ma päriselt arvan, et ega kui nad kavatsevad tagasi minna Mart Laari aegsesse majanduspoliitikasse, siis minu meelest, ega kui neil on see mandaat antud, siis minge ja tehke. Aga tehke seda siis ausalt ja otse ja oma nimega ja leppige sellega, et ülejäänud inimesed on teie peal pahased, kes ei toeta seda mõtet. On ju. Ma usun, et kõikide nende asjadega, mis ei ole nagu otse välja öeldud, on ju, mingisugused arengud, poliitilised vägid, et Eesti ajakirjanikud tegelevad sellega ja nagu ma usun, järgmisel nädalal on selles mõttes pilt juba nagu natuke selgem ka selles osas, et mis on plaanis ja mis ei ole. See on ka hästi põnev osa tegelikult sellest tõesti, et küsimus sellest, et mida tehakse vaikselt, mida tehakse suurelt, mida öeldakse rahvale ja mida tehakse vaikselt tasakesi, siin on üks dokument määrus, vahel ei pea isegi seadus olema, vahel peab määrus olema ja üks asi veel selle Riigikantselei otsusega on see, et kui Riigikantselei seda teeb, siis äkki seda ei pea Riigikogus koputama, sest Riigikogus, kui sul on 52 häält, siis peavad kõik kohal olema ja keegi ei tohi haigeks jääda ja keegi ei tohi puhkusel olla, muidu sa ei saa seda asja Riigikogust läbi, ehk siis tegelikult me tegeleme, minul on tunne, et see avab hästi suure akna, mis võimaldab mingitest demokraatlikest protsessidest mööda minna. Ja, no tegelikult ka reformierakondlased väga mitme asja puhul ütlevad seda, et lõppkokkuvõttes see on peaministri otsus ja nii edasi. Ja reformierakondlased ütlevad ka seda, et iseenesest nagu, näiteks, et valitsuse laialiminek on ka lõpuks peaministri otsus, on ju. Ja tegelikult ma isegi saan sellest aru, et nad ütlevad, et selles ei ole selles mõttes midagi ebatavalist Reformierakonna mõttes ja ka teiste parteide mõttes. Minu meelest ei ole ka. Ehk siis, et muidugi sa arutad läbi, aga poliitikas üleüldse, sealhulgas ka nagu näiteks erakonna juhatuses on ju, et kui hääletama hakata midagi, siis on nagu juba halvasti. Valitsuses ka vaata ei hääletata, vaid on konsensus enamasti on ju. Kui hääletatakse, siis näitab, et midagi on juba päris apu. Oma partei juhatuses eriti. Mis tähendabki seda, et lõppkokkuvõttes nagu kuulatakse ära võib-olla osapooli küll, aga lõppkokkuvõttes otsustab peaminister. Ja mingite eelnõudega võib-olla samamoodi, et
nüüd eriti on see, et ilmselgelt peaminister Kristen Michal saab väga palju otsustada, on ju. Ja. Selle üle, et mis toimub, mis see toimub. Ja see võib olla hea või see võib olla halb. Et eks me seda kõike näeme. Ma arvan, et siin on hästi palju kolmandas sektoris just tuleb see valvelolek tuleb nagu taastada paari aasta tagusesse EKREIKE valitsuse valveolekusse, sest kui põhirõhk on ettevõtlusel, siis tuleb hoolega jälgida, mis sinu nagu kodanikuühiskonna vaatenurgast olulistes teemades tehakse. Võib-olla isegi nagu tavapärasest kriitilisema pilguga. Hästi huvitav on see ka, et mis see ettevõtlus on. Vaata, et kes on ettevõtja, sest et see on hästi väike, suur teenindustööstus, kõik see. Sest näiteks ütleme, ma olen tegelikult ka ettevõtja, on ju, mul karakterpaar Teater 642, aga mina tõenäoliselt ei ole kindlasti selline ettevõtja, kes nagu Reformierakonda väga huvitab. Minu jaoks on nagu, on ju käibemaks paha üldiselt. Nagu äri ei ole väga kasumlik, ettevõtte tulumaks oleks fine, nagu minusugusele. Käibemaks on tüütum, sellepärast, et see tähendab seda, et ma pean rohkem raha hoidma kontol kogu aeg selleks, et maksta rohkem käibemaksu. Sa pead inimestelt rohkem raha ära võtma ka. Jah, seda ka, et ma pean hindu nii-öelda tõstma. Ja võib-olla rohkem, sellepärast, et minu sisendhinnad ka on ju, võivad tõusta rohkem kui lihtsalt käibemaksu määra võrra. On ju. Et tõenäoliselt nagu mina ei ole nii väga fookuses. See on loogiline ka, väike ettevõtjad, on ju. Aga küll aga, suurettevõtjatel kindlasti on pilt natuke teine, eriti siis, kui ongi kasumlikud. Ja muidugi, kui sa miljoneid teed, on ju, siis loomulikult sind kuulatakse ka teist moodi, on ju, ja ega nad räägivad ikkagi suurtest ettevõtjatest, suurtest kasumitest, sadadest, tuhandetest kuni miljoniteni, on ju. On sul mõni tore uudis ka või? Me võime rääkida veel nendest poliitilistest asjadest. Minu jaoks lihtsalt vaata, kui on valitsus tuli, siis üks minu arust naljakavaid asju, vaata, kui me rääkisime sellest, et nagu EKRE või midagi, siis minu arust üks võitavaid asju, millest ka Ekspressi sahinatest võib lugeda ja Delfist võib samuti lugeda, on see, et üks asju, mida sotsid kartsid või mida nad nii-öelda blokkisid, on see, et nad kartsid immigratsioonipumpa. Mis on lihtsalt, see kõlab nii ägedalt. Ühesõnaga, Erkki Keldo, majandus- ja tööstusminister, tal oli plaan, et me peaksime selleks, et tööstustel oleks töötajaid, peaksime suurendama sisserände kvooti põhimõtteliselt teatud neid erandeid suurendama selleks, et saaks tulla töötajaid rohkem. Ta ise on öelnud, et siuke alguses ütles 1300 ja siis hiljem, et mingi paar tuhat töötajat. Et siis nagu oleks tööjõudu ja majandus saaks 700 värki. Ja siis sotsidele tundus, et olukord on selline, et tegelikult võiks tulla kuni umbes mingi 9000 inimest, sellepärast, et nad vaatasid nendele kutsekoja raportitele ja asjadele peale ja nägid, et seal oleks mingi 3000 töötajat, aga nad kõik saaksid võtta kaasa oma pered ja umbes keskmiselt 3 inimest peres ja siis tuleks 9000 inimest ja siis nad muretsevad, et see oleks literaali immigratsioonipump olukorras, kus mingi 10 000 inimest meil sünnib aastas juurde. Seda Lauri Läänemets ka ütles. Erkki Keldo muidugi ütleb selle peale vastu, et see on selles mõttes jama, et mingit immigratsioonipumpa ei ole ja et tegelikult nagu andmed näitavad pigem seda, et mingi väga väike protsent võtaks oma pered üldse kaasa ja ei ole 3000, vaid on vähem, et 2000 midagi. Mina ei näe ka nii suurt probleemi. Ma nagu ei näe ka probleemi. Aga see on lihtsalt, see on selles mõttes ka võetav, et immigratsioonipump, sotsid, immigratsioonipump, see sõna, see sõna, see on nii kummaline. Ütleme siuke, mis see Taani sotsiaaldemokraatlik või kuidas seda nüüd ümber nurga sõbralikult sõnastada? Jah. Kahtlane seisukoht. Seisab ikka Eesti töötajate eest. Igal juhul. Ma ei näe nii suurt probleemi kui immigratsiooni pumbaks nimetamine, et võib-olla pole tarvis. Mulle meeldis lihtsalt üks Delfi pealkiri, mis ma nägin, mis on hästi armas. Kui valitsus hakkas lagunema ja lagunes ja nii edasi ja sotsidest ministrid olid teada saanud, et nad on oma tööd kaotanud, siis mulle meeldis see kontrast, mis tekib inimesel, kes on nagu päeva pealt saanud vabaks. Päike paistab, kevad on tulnud ja teda ootab
palju vaba aega, siis Delfis oli pealkiri sotsid kaotasid ministrikohad, kes läheb Riigikogusse, kes kaob pildilt. Svet : keskendun Võhandu maratonile. Jah. Svetil ei ole Riigikogu kohta, ta kaob pildilt ja läheb Võhandu maratonile. Ja kohe oli selge, et seal on see prioriteet, mis nüüd laual on. Enne oli taristu, nüüd on Võhandu. Jaa. Lahe lihtsalt. Lahe on küll, jah. Siin see aspekt ka muidugi, et asi, mis kindlasti näeb halb välja ja mida mõnuga ka spinnitakse põhjusega võib-olla, on see, et sotside nõunikud ja ministrid saavad väga palju lahkumishüvitisi. Need on sadades tuhandetes. Need on osaliselt sisse kirjutatud. Mingis osas vist on, jah. Aga see näeb kindlasti selgelt halb välja, et nagu mitme kuu palgad saavad mõned nõunikud ja nii edasi ja siis saab kindlasti öelda seda, et sotsid sadu tuhandeid veavad oma nii-öelda nõunikele viimastel hetkedel ja nii edasi. Seda tehaks minu arust alati, kui keegi välja visatakse. Ja seda muidugi. Ma ei ole olnud sellises protsessis, ma ei tea. Ja, ehk siis on aeg avastada sporti. On aeg. Raamatuid, kultuuri, kusjuures kultuurist rääkides me saime hiljuti teada, et kes on Noora Maria London? Kes on see 38-aastane mees, kelle nime ma pean kahjuks järgi vaatama? Kaur Riismaa. Riismaa oli perekonna nimi, jah. Täpselt tegu oligi 38-aastase mehega, kes andis Plektrumile intervjuu ja palju õnne Plektrum, vaatajanumbrid olid kindlasti tervelt 5-kordsed seekord, ma kardan. Või loodan, tähendab, niipidi. Igal ma arvan, et muidu on ka mingi paarkümmend tuhat. Ma ei tea, võib-olla ei ole. Igal juhul. Kaur Riismaa, kes on siis Tartu kirjanik ja ta andis inteke, kus ta rääkis seda, et esiteks ta ütles, et ei, ma kirjutasin 3 tundi oli tähtaja, nii saaksin kirjutama. Ei, me kõik teame, sa mõtlesid 2 nädalat seda lugu oma peas. Ära, kurat, igal juhul. Ta ütles, et ta kirjutas selle niimoodi, et ta mõtles nagu žürii peale, et mida žürii lugeda tahaks ja siis tegi. Et tal oli see karakter nagu peas olemas, et ta oli seda varem kasutanud, aga et ta kirjutas selle häälega, mis ta arvas, et žürii lugeda tahab, et ta sellepärast ei kirjutanud TikTokist ja suunamudijatest ja nii edasi. Mul on tunne, et ta natukene nagu save face'is, vaata, et ta nagu üritas, et kõikidele kriitikatele vastata, mis ta on saanud ja rääkis sellest, kuidas ei, häält ei saa ära anda, on ju, aga nagu tegelikult tehniliselt, et kui see on tegelaskuju, ma kuulan seda teise häälega kui sellega, kui ma loen, et nagu see oleks kirjutatud, on ju, päriselt, on ju. Sellest oli Müürilehes väga hea lugu kellegi poolt, kelle nime ma ei mäleta. Ehk siis see nagu hästi huvitav kompott, aga ma nagu respektin seda, et tüüp nägi, et auhinnafond on 4 tonni ja mõtles, mis on need asjad, mida nad kuulda tahavad, vaatab, kes žüriis on ja hakkab nagu timmima nende poole, on ju. Hustle kultuur, ma väga kiidan seda. Ma ka täiesti päriselt arvan, et selles, kui see oli päriselt nii, siis see on väga hästi lahendatud asi. Ja teine asi, mis ta ütles, mis oli minu meelest huvitav, oli see, et ta ise tundus ka natukene ehmunud sellest, et inimesed päriselt reageerisid sellele nii tugevalt, sest nad tahtsid, et noored niimoodi räägiks. Et ta ise oli ka sellest natukene nagu šokis. Et see läks nagu väga-väga et ta vajutas neid nuppe liiga hästi, mida ta sihtiski selles mõttes. Et see oli huvitav intervjuu, soovitan kõigepealt seda vaadata ja siis lugeda Müürilehest seda arvamust peale, kus räägitakse noorte naiste häälest. Ma arvan, et see näitab väga hästi ka seda, kuidas kõikide tegelikult igasuguste konkursikomisjonidega ja selliste asjadega on sisse ehitatud see probleem, et ma ei tea, kulkat tihti kritiseeritakse ja Eesti Filmiinstituudi asja näiteks sellega, et kuskil on mingid kellegi sõbrad ja nii edasi, aga see sõprus ei ole isegi nii oluline, vaid oluline on tegelikult need ideed ja see, et missugused asjad peale lähevad nendele inimestele, kes on saanud moel või teisel ekspertideks nii-öelda. Ehk siis, et küsimus on pigem selles jutus ja nendes nagu väärtustes ja selles, et kuidas sa tunned, et peaks nagu näiteks kultuuri arendama või midagi muud sarnast. Ja ma arvan, et sellele see osutab tegelikult selles mõttes väga-väga hästi. Et tõesti, et kui sul on nagu just kui noor inimene, kes räägib keskealise inimese juttu ja tegelikult võib-olla isegi minu hot take oleks see, et ei ütle tingimata väga palju seal loos või nagu seal ma saan justkui aru, mis seal see point on, aga tegelikult see tekst on mingi miljonit pidi loetav. Jaa, aga ta osales Gong-show'l. Selles mõttes ta osales Gong-show'l. Ta läks võistlusele. Müürilehes siis Mirjam Parve on kirjutanud loo arvamus, empaatia paradoks. Ma ei tea, mida sa tunned, aga ma tean, mida sa tunned. Väga hea lugu, mis siis räägib tema perspektiivist sellest kogu asjast.
Samas ma kiidan seda nagu tehnilist poolt, et sa lähed võitma ja siis sa teed nii, nagu peab võitma, on ju. Teisest küljest on see küsimus sellest, et kas siis nagu konkurss on üldse nagu põhjendatud koht oma nagu mingit kunstilist asja teha ei ole järelikult, see on tehniline asi. Ma olen ise kunagi aastaid tagasi, kui ma koolis käisin, siis ma nägin ka mingit kirjandusvõistlust, kus peaauhind oli laptop. Sülearvuti. Mul ei olnud sülearvutit ja tead, ma olin nii vana, et veider oli nagu vanematelt küsida, et palun ostke mulle sülearvuti. Mul ei olnud põhjust seda omada, mul oli kodus lauaarvutis, ma mõtlesin, et okei, ma siis võidan ära. Ma tegin samamoodi nagu Kaur Riisma tegi, aga ma ikka timmisin mitu nädalat ja saatsin vanematele ülelugemiseks ja parandamiseks ja vaatamiseks, et kas kuskil saab nagu tihedamaks teksti teha või nagu mingi asi segane ja nii edasi. Aga täpselt samamoodi. Sa ei võitnud, jah? Võitsin. Võitsid? Sa oled tubli. Ja ma mõtlesingi, et aga mida nad kuulda tahavad ja ma kirjutasin oma lõpukirjandi, kirjutasin samamoodi, ma teen kõik, ülikoolis tegin enamike aine nagu esseesid samamoodi, mida tema kuulda tahab, sõltuvalt professorist valida, on ju. Aga see kaotab ära mingi nagu päris orgaanilisuse ja et siis sa treid mingit tööd, on ju, et loominguliselt see ei ole ju tegelikult see, mis sa oled ja tahad. Et selles mõttes, et võib-olla konkurss ei ole ka see koht, kus me peaksime otsima mõtet Eesti kultuuri tulevikule, on see, mis ma ütlen, on ju, aga samas neid ideid ja visiooni asju ei tule ilma konkursita, sest keegi viitsi lihtsalt kirjutada Eesti tulevikust, on ju. Eesti Päevalehel või Delfil on ka mingi Eesti Trump konkurss praegu, kuhu saab ka kirjutada, siis kirjutage, kui tahate, mina ei... Ja unistamiste algud tulevad ka. Tead, nad tegid tünga, nad tegid mulle tünga. Nad tegid arvamusfestivali pilte inimestest. Ja siis kirjutasid, et kas võib sul kodulehele, kas me võib meie kodulehele üles panna, et siin on mingi unistuste kogumine, on ju, saatsid mulle mingi kirja, ma olen mingi, sorry, ma ei saa aru, mida te teete. Et nagu te kogute unistusi ja siis võib-olla kultuuriinimesed kasutavad ja nüüd te panete minu pildi enda kodulehele, et nagu, kas ma teen teile tasuta reklaami? Vastus on jah, kui sa kodulehele vaatad, siis seal on mingid tüübid, kes olid nõus sellega. Ja ma ei saa aru ikka veel, mis asi see on. Aga ma ka ei saa lõpuni aru, aga tegelikult mulle see idee meeldib, et me mõtleme positiivselt ja nagu tulevikku, seepärast, et me oleme nagu natuke negatiivses foonis ja minu arust on üldse hea rääkida sellest, et kuidas me tahaksime elada või missuguses riigis me tahaksime elada. Ma ise olen nagu... Mul on kohati raske selles mõttes ka oma tööd teha või midagi, sest ma olen nagu selles mõttes positiivne, et mul on nagu usk inimestesse, inimeste headusse ja kohati ma olen muidugi ka küüniline, aga üldiselt ma ikkagi kipun arvama inimestest head ja lootma parimat. Mis on, mulle endale meeldib nagu selline attituud, aga kohati ühiskondlikult on ka hea see, et kui me mõtleme selle peale, et mis kõik võiks olla, ja nagu positiivselt mõtleme, mitte nagu ei mõtle selle peale, et on sõda halb ja kõik läheb pekki kohe. Minu meelest annab võimalusega vaadata, mis iganes 30-50 aasta pärast tagasi, et mida inimesed, millest unistati, et see on ka nagu äge asi. On ju. Ja teate, mis äge on see, et õues on päikseline ilus päev, vähemalt meil praegu, nii et seda me lähmegi nautima. Suur aitäh, et te kuulasite meid. Suvariik on leitav Instagramis, seal on toredaid videoid ja üks pilt umbes instagram.com/suvariik, @suvariik on kasutaja ja patreon.com /suvariik, patreon.com/suvariik. Meie viimatine osa rääkis, see on üks väga lõbus osa minu arust, see rääkis Ruhnu saarest, ajaloost ja olevikust ja täiesti jaburatest asjadest. Ja, väga fun kuulamine, seal on väga toredat ja vahel ka tõsisemad kuulamist ikka päris palju. Kui tahad meid toetada, siis patreon.com/suvariik. Suur aitäh, et kuulasite. Mina olin Ain Vaida. Märk Pelk ja mina. Ja see on Suvariik. Tšau. Oota. Ma nii. pidin ütlema, et stand-upi saab ka 28. märts teeme ühes karaokebaaris, kus on Tallinna kõige lahedam lava. Me leidsime ühe karaokebaari, uus karaokebaar Sadamas ja see lava on nii retsilt äge, et seal saab ehitada üliägeda comedy clubi variandi, on ju. Et ainvaida.ee saab pileteid. Mis baar see on siis? Stars. Kai 5 Stars karaokebaar ja ainvaida.ee saab pileteid, kui kasutad koodi Secret List. Saad soodukaga. Aga tulge kuulake Ain Vaida stand-upi ja olge mõnusad ja see on Suvariik. Tšau. SOS.
SOS ja tšau.